Tšauki tšau, kõlid kuut arokad, ei ole ma teid üldsegi ära unustanud, lihtsalt olen läinud natukene lihtsama režiimi peale. Muidugi peregrupile teen ikkagi iganädalaselt videosid edasi ja võiksite ka äkki liituda peregrupiga, toetada kanalit 5 euri ainult kuus. Et ei tundu palju, ma 3 aastat ei ole seda hinda tõstnud, kindlasti võiksite liituda ja näete siis iga nädal pikemad suhted armastusvideo ka, aga üldpildis vaatame siis üle, mida see jaanuari teine pool siis toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas selle jaanuari teises pooles teile. Mis on tulemas siin jäära suunas? Okei, väga huvitav. Esimese kaardina on jäära jaoks kohe väljas siin siis karikate emand. See on niisugune empaatiavõimelise inimese nagu energia, hästi tugev empaatiavõime. Samas on niisugune hoolivuse ja tingimusteta armastuse kaart ka, aga tegemist on hästi emotsionaalse ja spirituaalse inimesega. Ma ei tea, võib-olla see on siis teie enda energia siin jäärad, aga võib siin paljude jaoks olla niisugune mingi austaja partneri lähedase isiku kaart. Kui mitte kedagi niisuguse spirituaalenergias ära ei tunne, siis justkui võib see olla keegi tulevikust, kas teie enda energia tulevikus või mingi austaja partneri või mingi uue tutvuse energia siis. Naisenergia kaart, samas naisenergiatega on ka, et ikkagi mingi võimalus on, et see on ka nagu meesterahva kaart, samas karikate emand, see on nagu kõige naiselikum emand. Et ma arvan, et see on pigem naisterahva energia siin ikkagi. Samas on kohe teise kaardina jäära jaoks väljas Hierofanti kaart. Ja Hierofant räägib siis mingisugusest suuremast või tugevamast liidust. Ma ei mäleta, mis nüüd jääral siin suhted armastus lugemises oli, aga suured tugevad liidud, mina alati ütlen, et see on niisugune nagu lepinguliste liitude kaart. Et võib tähendada abielulepingut, võib tähendada mingit töölepingut ka, et ma kindlasti ei mataks maha siin nagu mingit karjäärivõimalust, aga jah, see kõige rohkem Hierofanti kaart on traditsioonide ja niisuguse nagu spirituaalse abielu kaart. Aga igal juhul tähendab ta seda, et on võimalik mingeid suuri ja tugevaid justkui siis sidemeid siin jääradel luua. Ja mis on viimane kaart? Opsti kolmanda kaardina tuleb välja siit veel karikate 9 ja seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart võib tähendada mingite soovide või unistuste täitumist. Tihti siin taros on ka mingid siuksed rahalaekad, et selle kaardi peal, et võib ka tähendada mingit materiaalset õnne või edu või millegi saavutamist. Et põhimõtteliselt karikate 9 on niisugune kaart, mis ütleb, et keegi satub siin sellisesse olukorda, kus ta tunneb justkui, et tema elusoov või eluunistus on täitunud. Ehk siis mingi väga positiivne olukord siin jääradele. Vaatame, mis see lõpetuseks Kuutaro kaart ka räägib. Mis on siin Kuutaro kaardil anda ja tuleb... siin on 2 kaarti, teist ma ei võta, ma õnneks väga hästi ei näinud ka siin. Ja tundub, et siin jäära enda kaart on välja tulnud. It's time to take action, ehk siis on aeg tegutseda. Ma ei tea, ükskõik mis olukorras siis olete jäärad, aga igal juhul on mõistlik siin nagu tegutseda. Siin on kindlasti seoses midagi emotsioonidega, nende karikatega, eks ju. Kellegil on siin palju emotsioone, aga mulle tundub, et need on mingid positiivsed emotsioonid tänu mingile saavutusele või mingile tulemusele. Et midagi siukest siin on, aga jäärad kindlasti liituge peregrupiga, visake pöidlanuppu sellele videole, kui meeldis ja kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele sõnnidele ja vaatame siis üle, mis siin jaanuari teises pooles on teile tulemas. Ohoh, niimoodi siit tahtis ronida, jäi paki vahele tagurpidi kinni, muidugi tähendab see teile head ja hopsti, mis siit nüüd välja tuli. Ütleme niimoodi, et esimese kaardina paki vahele jäi siis kinni teile õigluse kaart sennid. Ja õigluse kaart võib tähendada teie jaoks mingit positiivset uudist või mingi asja positiivset nagu lahendust. See on natukene ka siuke kaart, mis ütleb, et kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana, et senid, kui teil siin minevikus või hiljuti oli mingi olukord, kus te jäite justkui nagu kannatanuks, see võib ka olla pikemaajaline mingi asi, et te tulete välja nagu võitjana või mingi positiivne uudis või positiivne lahendus tuleb. Samas see kaart soovitab olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega ja siis justkui nagu universum on siis teie vastu ka aus. Et see on siuke kaart, mis ütleb, et ausus ja õiglus justkui nagu võidab. Ja see on väga huvitav, sellepärast et teise kaardina või siis tegelikult kolmanda kaardina ka nägu ülespidi hüppas siit lauale keisri kaart. Ja keisri kaart võib tähendada võimuorganisatsioone, kellelgi võivad olla siin politseiga mingi kohtud, mingid siuksed asjad võivad olla, keegi võib saada sealt siis mingi positiivse tulemuse, mulle tundub.
ma ei tea, siis peregrupi videosest ei olnud midagi selle kohta sõnnil, pigem olid seal mingid suhteasjad, aga samas keiser võib tähendada ka mingit võimekat austajat, partnerit, mingit turvalist isikut, see on stabiilne ja turvaline isik. Keisrikaart on 100% nüüd ka meesterahva energiakaart, et see tähendab, et teie olukorraga on seotud mingi meesterahvas või siis te olete ise meesterahvas, siis see on eriti hea energia, et siis te võite sükse hästi tugeva mingi võimekuse saavutada või ma ei tea, millegiga võite isegi kuulsaks saada põhimõtteliselt. Siin meestel on potentsiaali suurteks arenguteks, samas naiste puhul võib see tähendada võimekat ja stabiilset ja turvalist partnerit. Muidugi võib see olla ka kellegi jaoks mingi siuke nagu ülemuse energia ja kuna ta on siuke meesenergia, siis ta on ka isa energia. Et mingid asjad isaga siin sõnnid võivad ka jaanuari lõpupoole tähtsad olla. Aga kolmanda kaardina on sõnni jaoks väljas müntide 8. Väga hea kaart millegi nagu ehitamiseks, et see ongi selline ülesehitamise kaart. Ta on muidugi hästi hea nagu materiaalse energia kaart, et võib tähendada töös ja rahas mingeid arenguid, aga ta võib ka olla siuke nagu enesearengu kaart, õppimine, treenimine, harjutamine, lugemine, mis iganes nagu, mida te ise teete nagu, see on hästi aeglane energia, et 8, müntide 8 eriti tähendab siis siukest nagu kannatlikkust ja samas see kaart ütleb nagu seda, et kui te panete aega ja energiat nendesse olukordadesse, kus te nagu tahate näha neid tulemusi, siis kui see energia sinna läheb, siis tulevad ka need tulemused. Et see on siuke tasasõuad, kaugele jõuad kaart, see müntide 8 ja ta on väga külluslik. Et tundub, siin võib mingi hea õnn olla mingis olukorras ka, noh see keiser seal keskel on väga huvitav. Vaatame, mis tuleb sõnnile viimane kaart Kuutaro pakist. Mis on siin tulemas sõnnile? Ahah, midagi korraks tahtis kukkuda, aga libises tagasi ja nüüd hüppas siit. Ja mis siin sõnni jaoks on? Conclusions are within reach. Ehk siis mingid lahendused on peagi jõudmas teieni, et võib-olla tõesti siis alustuseks selle õigluse kaardiga siin avastate või midagi saate nagu teada. Aga mingi selgus siin peaks tulema, sellepärast et Kuutaro kaart ka ütles. Ja noh, huvitav siis, et olete te siin meesterahvas või naisterahvas, kes vaatab, et see keisri energia võib siin mängida mingit olulist rolli. Ma ei tea, kas see on mingi võimuorganisatsioonide kaart või see on mingi siuke võimeka isiku kaart. Keegi võib teile ka mingit väga head nõu anda. Aga kindlasti liitugi siis peregrupiga, et näha iganädalasi videosid. Visake sellele videole pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mida on siin tulemas teile jaanuari teises pooles ja mis on tulemas siin. Väga huvitav ja tuleb ka lisakaart ja huvitav sellepärast, et esimene kaart tuli siis justkui nagu sõnni lugemisest kaasa ja põnevalt niimoodi, et sõnnil oli ka esimene kaart oli õigluse kaart. Ja tuleb ta välja ka siis kaksikule. Õigluse kaart tähendab mingit positiivset uudist või mingit positiivset lahendust. Muidugi kaart soovitab olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega, aga see kaart ütleb, et võib-olla siin nagu kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana, et ma ei tea, mis mõttes kannatanu, kui te tunnete, et te mingis nagu siin hiljutises minevikus mingis olukorras olite nagu kannatanu, siis tundub, et te tulete nagu välja sellest võitjana, et tuleb mingi hea lahendus. Õigluse kaart jah, on siis siuke justkui kaart, mis ütleb, et ausus ja õiglus võidab. Aga kaksikud teise kaardina, tuleb teile välja siit Hierophant. Ja Hierophant tähendab mingeid suuri või tugevaid nagu liite. Mina tihti ütlen, et see on siuke nagu kirjaliste lepingute kaart, et siin võib mingi kirjalisi lepinguid olla, eriti kuna siin on see õigluse kaart ka veel ees, eks ju. Et tundub, et sealt on tulemas mingi tugev partnerlus, mingi hea side, ükskõik on see mingi tööalane, romantiline, mis iganes see võib olla, aga see kaart räägib siis nagu tugevamast sidemest ja noh, ta on siuke hästi nagu traditsiooniline kaart. Et hea energia spirituaalset abielu tähendab, nii et ma ei tea, mille või kellegiga te spirituaalselt abiellute siin. Samas nüüd kolmanda kaardina on kaksikutele välja anda siit müntide 2 ja noh, 2 on ikkagi valikuvõimaluse kaardid, et kui siin valikuvõimalust on, siis on ju eriti hästi. Muidugi on see samas siuke paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ka ja võib tähendada nagu seda, et siin võib tulla mingis mõttes mingi eluline nagu mingi muutus
võib-olla ka rahaline mingis mõttes, aga see kaart ütleb, et kui te suudate hästi nagu kohaneda, siis te pöörate selle olukorra nagu enda kasuks või keegi saab kasu lõigata siit mingist olukorrast, ma ei tea, teil on mingid erinevad võimalused ja kuskilt on võimalik materiaalselt mingi kasu lõigata, mulle tundub. Igal juhul väga hea ja vau. Tuleb nüüd kolmanda kaardina välja müntide 8 ja muideks müntide 8 oli siis tegelikult ka sõnni viimane kaart, et õiglus oli esimene ja müntide 8 oli viimane, et mingid tugevad sidemed siin kaksikul sõnniga võivad olla, võite ka toda lugemist võib-olla vaadata, siis noh, tegelikult planeetide järgi peaks üldse olema niimoodi, et kõik kuud liiguvad ühe võrra edasi nagu või tagasi, et tegelikult kaksikud planeetide järgi ongi praegu sõnnid üldse, et sihuke huvitav märkus, aga müntide 8 on mingi asja ülesehitamise kaart, ta tähendab head materiaalset energiat, aga ta on hästi aeglane kaart siis, et tasa sõuad, kaugele jõuad põhimõtteliselt, aga see võib olla treenimine, õppimine, harjutamine, lugemine või siis tööalased mingid arengud. Keegi võib siin ka mingi enda ettevõtte teha või midagi sellist, et igal juhul väga hea nüüd raha energia siin müntidega. No ma ei mäleta, mis seal peregrupi videos, kas seal oli ka mingi materiaalne teema kaksikutel või? Vist ei olnud, ma ei mäleta täpselt. Okei, sorry. Muidugi liituge peregrupiga kaksikud. Vaatame, mis tuleb lõpetuseks Kuutaro pakist. Ja the answers you need are coming ehk siis mingid vastused, mida te ootate, on tulekul ja noh, kuna esimene kaart oli siis õigluse kaart, siis tundub, et tulevad mingid positiivsed uudised teie jaoks. Ükskõik, mis need vastused on siis, mida te ootate, sest täiskuu kaksikus kaart tuli ka, et teile tuli enda tähtkuju Kuutaro kaart välja siin, et ma arvan, et midagi põnevat ja positiivset on teie suunast tulemas. Kaksikud, liituge siis kindlasti peregrupiga, muidugi visake pöidlanupu sellele videole, kui meeldis, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mis siin jaanuari teises pooles on teile tulemas ja mis liigub siin vähi suunas ja väga kiired mingid asjad liiguvad, tundub, sest kaardid tulid kiirelt, aga esimese kaardina oli siin vähi jaoks kohe väljas müntide baas. Müntide baas kindlasti võib tähendada mingit väga head võimalust või mingit head valikut, see on siukse heast võimalusest kinnihaaramise kaart. Ehk siis põhimõtteliselt peate valmis olema, et võib tulla mingi hea pakkumine teie suunas ja peate selle pakkumise kuidagi nagu enda jaoks hästi ära kasutama või saate hästi ära kasutada. Muidugi noh, materiaalne energia on üldiselt siin müntidega hea, on ju. Samas see noor värske energia, eks ju, võib tähendada mingi asja ülesehitamist või alustamist, et keegi võib siin mingi enda ettevõtte teha. Samas jällegi baasid võivad siin kellegi jaoks tähendada nooremapoolset külluslikku või viljakat austajat. Et see võimalus on ka siin alati nagu olemas, et ei ole vahet, kas on siin mees või naisenergia, aga võib näidata ka tõesti, et kellegi vähi poole on siin tulemas nooremapoolne viljakas või külluslik austaja, võib-olla heal järjel olev austaja. Ja tundub, et vähil on võimalik siin mingeid suhteid või sidemeid luua, sellepärast, et on tema jaoks väljas ka sauade 3. No sauade 3-ga kindlasti on ka võimalik, sauade 4-ga on muidugi rohkem, aga sauade 3 räägib mitmest erinevast võimalusest või teekonnast. Ja see on siuke uue teekonna alustamise kaart, aga samast on ka nagu ettenägelikkuse energia. Sauadega hästi siuke aktiivne, loov, kirglik, mis tähendab seda, et kui te ise tegutsete, siis te justkui leiate nagu õige tee siis põhimõtteliselt või õige raja. Ja ta räägib nagu ikkagi mingist seiklusest, ma ei tea, mis see teie jaoks on, aga võib-olla see müntide baasiga seoses see energia, eks see on siuke, midagi tekitab siin elevust, mulle tundub nagu, et teil on võib-olla elevus mingi olukorra suhtes siin, et võimalusi tundub olevat, samas ei tohi te nüüd liigselt kiirustada, sest kolmanda kaardina vähid tuleb teile välja rippuv mees või poodu ja see võib tähendada natukene segaseid tundeid või emotsioone, nagu palju asju võib siin toimuda korraga samal ajal, aga te ei tohi kaotada enda pead justkui, selget meelt ja mõistust, et kindlasti see kaart ütleb, et kui te tunnete ennast kurvana või kurjana või midagi sellist, et siis kindlasti ei ole mõistlik vastu võtta mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et ennem tuleks justkui nagu välja magada või kaineks saada või mis iganes nagu. Ja noh, samas ta on natukene siuke nagu negatiivne kaart, mis nagu hoiatab kiirustamise eest, eks ju, ja valede otsuste tegemise eest, aga samas mina ütleks, et see kaart võib-olla tähendab ka seda, et teie
ümber on nagu palju kära ja võib-olla te ei tohiks lasta sellel käral ennast nagu liigselt häirida ja läbi selle siis jääma nagu rahulikuks, et mulle tundub siin selle sauade kolmega, et ta on haaranud nagu ühest sauast ja 12 saua on jäänud sinna nagu kõrvale, et keegi on teinud siin mingi valiku minna kuhugi kindlas suunas ja tundub, et see saab olema nagu edukas, sest ettenägelikkuse energia nagu ütlebki siis seda, et see, kuhu te ise valite selle suuna, et see on teie jaoks nagu see õige suund. Et väga hea energia, noh muidugi see austaja võimalus siin on müntide baasiga. Vaatame, mis siin on lõpetuseks tulemas vähkidele kuutaropakist. Ja kuutaropakist vähkidele, ahah, ja tuleb vähkide enda kaart ka, väga põnev ja a personal issue reaches solution või resolution, sorry. Ühesõnaga mingi isiklik mure või mingi probleem saab siis teie jaoks lahenduse, et ma ei tea, mis see siin täpselt on, see on ilmselt seotud selle rippuva mehe või poodud mehe siis nagu energiaga, et mingi segadus siin on ja sellest segadusest peaks siis tulema välja mingi vastus ja mingi selgus ja mulle tundub siin nende teiste kaartide põhjal küll, et saate nagu sellega rahul olla. Vähid, kindlasti liituge siis peregrupiga, näete iganädalasi videosid, visake muidugi pöidlanuppu sellele videole, kui video meeldis ning kohtume järgmine nädal taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mida see jaanuari teine pool toob teile. Mis on tulemas siin lõvile? Mis on jaanuari teises pooles tulemas lõvile? Ahaa. Ja väga mõnus lõvide esimese kaardina kohe tõmmate välja endale karikate ässa. Esimene äss ka tänases lugemises, eks ju. Ja noh, karikate äss tähendab enamasti hästi palju romantikat, hästi palju emotsioone. Et vallalistel inimestele kindlasti tähendab ta mingit uut romantilist algust, samas suhtes olevatele inimestele võib ta tähendada justkui nagu siis mingid järgmisi etappe suhetes. On see siis mingi kokkukolimine, abielu, rasedus, midagi siukest, aga justkui hästi palju siis positiivseid emotsioone mingi olukorraga kaasnevalt ja see on siuke väga hea harmoonia ja turvatunde kaart ka, et ässad on alati väga tugevad ja edukad kaardid. Nüüd muidugi teise kaardina on lõvile välja tulemas kuukaart. Kuukaart on siuke põnev, noh igal kaardil on tegelikult kaks poolt, aga kuukaart siis ühelt poolt on siuke pettuste, saladuste, illusioonide kaart. Samas jällegi teiselt poolt on ta hästi tugev intuitsiooni kaart ja noh, ta on siuke kahe vahel olek, et väga võimalik, et siin lõvite peate tegema mingi valiku või võtma vastu mingi otsuse, kuhu suunas siis täpsemalt võib-olla minna. Aga see kaart ütlebki siis, et usaldage enda sisetunnet, intuitsiooni, et see justkui juhib teid siin kas õige teeni või justkui nagu avaldab teile või paljastab teile midagi siin, et siuke väga huvitav energia. Ja kolmanda kaardina on lõvide jaoks väljas mõõkade 7 ja mõõkade 7 on siuke jällegi tegelikult huvitav, et kuukaart oli ka natukene siuke pettuste, illusioonide, siuke natukene salalik energia on ju, aga mõõkade 7 võib samamoodi nagu negatiivse poole pealt tähendada mingit pettust, vargust, mingeid saladusi, et olge siin mingite asjadega nagu ettevaatlik ka, võib-olla kellele te midagi usaldate või kelle juttu te siin ise usaldate, et keegi võib siin midagi hämada ka, samas mõõkade 7 on pigem selline kaart, mis nagu positiivse poole pealt ütleb nagu seda, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud nagu edukas, siis muutke mingit lähenemist või muutke mingit taktikat mingile teatud olukorrale ja see võib kaasa tuua seda suuremat edukust. Täpselt nagu mina siin ütlen, et lõvite või kindlasti peaksite liituma peregrupiga, 5 euri kuus on suht vähe ja näeksite iga nädal lisavideosid, nii et help a brother out on ju ja liitu peregrupiga et uus taktika minu poolt ja muutke ka võib-olla mingid taktikat, kui te tahate, et teie nagu mingi asi areneks kuhugi suunas, et ta võib öelda nagu seda, et te olete nagu kuidagi kinni jäänud mingisse olukorda ja see nagu ütlebki siis seda, et te peate muutma seda taktikat, aga ma ei tea, mis olukord see täpselt on, et see ei pruugi üldse nagu halb energia olla, et siin natukene negatiivse poole pealt on nii kuukaart kui siis mõõkade 7 siuksed ohtlikud, samas on ees on nagu karikate äss, eks ju, et karikate äss ma arvan, et on piisavalt võimekas, et siin nagu see positiivne pool asjades esile tuua. Võib-olla siin kaardid üritavadki öelda, et peate nagu rohkem positiivne olema, võib-olla lõvitate väga negatiivsed enda olukorra suhtes ja see ongi juba teine lähenemine, kui te muudate enda suhtumist.
ja mis siit on viimase kaardina välja tulemas. Have faith in your dreams ja sihuke põnev kaart, mis ütleb, et siis uskuge enda unistustesse ja võib-olla tasubki siin unistada suurelt. New Moon on 18 vist jaanuar, saate kindlasti manifesteerida. Peab uskuma iseendasse, enda võimalustesse, peab tegutsema, peab suhtlema ja peab manifesteerima. Aga kõige tähtsam on see usk ja kui te usute, tegutsete, võib-olla muudate siin mingit taktikat, lähenemist ja usaldate enda intuitsiooni, siis on kõik võimalik. Lõvid, aga kindlasti liituge siis peregrupiga ja kui video meeldis, lisage pöidla nupp oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin jaanuari teises pooles teile tulemas. Ja mis tuleb siit neitsile, mis tuleb, okei. Päris huvitav, 3 kaarti lendaski nüüd korraga täpselt välja. Ja no põnev, vaatame, mis siin täpselt on. Esimese kaardina on neitsidel väljas kohtukaart. Kohtukaart on mingite tegelike tõdede kaart, mingite avastuste tegemine, tihti tähendab nagu spirituaalset ärkamist ehk nagu eneses selgusele jõudmist. Ja võib tähendada mõnikord uusi maailmavaateid, võib tähendada mingeid spirituaalseid andeid, isegi võite hakata tajuma väga hästi inimesi. Aga see kaart räägib nagu, et te saate lahti lasta mingist negatiivsest energiast minevikus. Ja see kaart ütleb, et te saate lahti lasta tänu mingile avastusele või tänu mingile selgusele. Et ma ei tea, mis see siin täpselt teie jaoks on, võib-olla neitsid te teate ise paremini, aga mingi selgus siin peaks nagu tulema. Ja tundub, et millegis olete te ka väga edukas, sest teise kaardina on siin väljas sauade kuus. Võib-olla see on seotud mingi konkurentsiga, sest sauade kuus on siuke nagu konkurentsile ärapaneku kaart. Ma ei tea siis, mis suhtes see konkurents siin toimub. Noh, sauad ise on aktiivsed, loovad, kiirlikud, eks ju, et see tähendabki nagu tegutsemist ja läbi selle siis edukuse saavutamist. Muidugi nüüd sauade kuust on jah, võidukuse uhkustunde kaart, ta võib tähendada mõnikord siukest nagu lavavalgust. Et väga huvitav, tänu mingile selgusele, mingile avastusele saab keegi liikuda mingi lavavalguse poole või mingi unistuse või mingi asja poole tundub ja te olete millegis väga hea. Ma ei tea, mis see teie jaoks on, neitsid ma tahaks teada natukene, aga 3. kaardina on siin välja tulemas mõõdukuse kaart. Ja see paneb nüüd natukene pidureid võib-olla peale või mõõdukuse kaart ütleb seda, et kõike võib, aga mõõdukuse piires. Et ta ütleb seda, et kindlasti ei ole tark siin nagu kiirustada, et pigem tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Samast ütleb ka seda, et ei tohi jääda koha peale seisma, et igal juhul peab nagu tegutsema edasi. Et ta ütlebki lihtsalt seda, et tegutsege, liikuge mingi eesmärgi poole, aga see ei tähenda seda, et teil oleks vaja meeletult palju nagu siin kiirustada. Et pigem ongi see, et kui te teete neid läbimõeldud otsuseid ja valikuid, siis saate te väljuda sellest olukorrast nagu võitjana selle sauade kuuega. Et päris siuke hea, lihtne nagu lugemine, midagi keerulist siin ei ole. Ma ei tea, mis teil seal peregrupi videos täpselt oli, aga see energia siin küll pigem ütleb, et rahulikult edasi lihtsalt tegutseda ja läbi selle tulebki mingi võidukus või mingi saavutus. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb neitsile siin Kuutoro pakist. Mis on neitsile tulemas Kuutoro pakist? Ja täiskuu Skorpionis kaart ja it's time to release negativity ehk siis on aeg vabaneda negatiivsetest energiatest. Ilmselgelt, kui te siiamaani ei ole vabanenud, siis te tegite midagi valesti, sest tegelikult pidi kõik siuksed asjad jätma maha eelmisesse aastasse. Ja noh, see on võib-olla siuke kaart, mis lihtsalt ütlebki, et õppige enda vigadest, et inimestele peab nagu andestama, see ei tähenda seda, et neid peab enda ellu tagasi võtma, aga sellest nagu negatiivsest energiast ei ole mõtet kinni hoida, sest sellega te tõmbate endale seda aina rohkem ligi. Et pigem laske lahti, laske minna, õppige enda olukorrast, ärge sama viga tehke ja ongi juba hästi. Aga neitsid, kui soovite näha iganädalast pikemat video, siis kindlasti liituge peregrupiga. Muidugi, kui see video meeldis, siis pange ikkagi videole pöidlanupp, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mida siin jaanuari teine pool on toomas teile, mis on tulemas siin kaaludele.
mis on tulemas kaaludele ja huvitav jällegi sihuke, et 3 kaarti hüppab korraga välja. Just eelmine lugemine oli siin Neitsil sihuke lugemine, kus hüppas 3 kaarti korraga välja ja hästi lihtne ja selge sõnum. Võib-olla siis nüüd ka kaaludel, aga esimene kaart, mis ma siit kohe näen, on lõvikaardi jõud. Võib siis midagi olla seotud siin lõvi tähtkujuga, samas nende tähtkujud ei ole nii väga olulised. Jõukaart räägib nii füüsilisest kui mentaalsest tugevusest. See kaart ütleb, et te saate kõigega hakkama, kui te ise alla ei anna, ei olegi võimalust üldse kaotada. Nii et kindlasti te peate siin nagu edasi tegutsema, et ta võib tähendada nagu pisikesi tagasilööke või justkui kaikaid kodaratesse, aga see kaart ütleb, et mida vähem te tähelepanu pöörate nendele negatiivsetele asjadele, seda lihtsamini te sõidate nendest probleemidest üle või mööda, eks ju. Ja nagu ma ütlesin, kaart ütleb, et kui te ise alla ei anna, ei ole võimalus siin kaotada, et igal juhul kaalud soovitan teil siis mis iganes olukorras siin edasi tegutseda enda suunas. Ja teise kaardina on siin väljas karikate 3. Kolmed tähendavad tihti kolmandaid isikuid. See on niisugune väga hea sõprussidemete kaart, aga ta on ka pidustuste ja tähistamiste kaart, et see kaart võib öelda nagu seda, et mingite pidustuste või tähistamiste ajal te võite tutvuda mingite uute huvitavate inimestega. Nad võivad olla nagu niisugused sõprussidemed, aga kuna tegemist on karikatega, mis tähendavad emotsionaalsust ja romantikat, siis kindlasti võib siin olla ka mingi uus romantiline huvi tekkimas. Ma ei tea siis, kas teil või kellelgi teie vastu, aga see inimene võib ka siis tulla läbi mingi sõbra või läbi mingi tutvuse kaudu, siuke võimalus selle kaardiga on. Ja muidugi nüüd kolmanda kaardina on kaaludel väljas sauade paas, mis võib siis tähendada nooremapoolset austajat ja sauadega muidugi seksuaalenergia on tugev, võib tähendada nooremapoolset kirglikku või kütkestavat austajat. Et selle seksuaalenergiaga natuke peate nagu ettevaatlik olema, aga samas see ei ole üldse nagu halb kaart, et see on siuke entusiasmi kaart ja julguse kaart. Et kui ta ei räägi nagu siis ta räägib nagu energiast, mida te peaksite kasutama ja see kaart ütleb nagu seda, et olge julge, proovige, et ta võib rääkida mingist olukorrast, mis siin minevikus nagu oli, et kui teil ei tulnud midagi nagu väga hästi välja, siis see kaart ütlebki nüüd, et olge julge, proovige uuesti, võib-olla seekord läheb nagu paremini, et ei pea liiga palju kartma ja ta ütleb isegi, et võib võtta väikseid riske, et mitte suuri riske, aga väikseid riske, et ma ei tea, mida see kellegi jaoks eks ju tähendab, aga sauadega see aktiivsus, loovus, kirglikkus ütleb, et olge aktiivne, tegutsege, kasutage ära enda loovust, tehke midagi, mida teete kirjaga ja see peaks teid siin viima mingi võiduka nagu sihini, eriti kuna siin on ees see tõesti jõukaart. Ja vaatame, mis siin viimase kaardina Kuudaropakk kaaludele annab. Kuudaropakist ja hopsti tuleb siin mingi 3 kaarti jälle tagurpidi, aga võtame ainult selle esimese ära ja tuleb siis Neitsi kaart, eelmise tähtkuju kaart ja see ütleb teile you are good enough ehk te olete piisavalt hea. Siin võib olla mingi sihuke teema, et minevikus keegi pani teid ennast nagu alla hindama ja te peate nüüd selle enda mina tagasi saama ja tegelikult ega seal polegi midagi, kui tulebki tegutsema hakata ja kõik tuleb iseenesest põhimõtteliselt, et siin lugemises ei ole mitte ühtegi halba kaarti, nii et ma eeldan, et kui kaalud võtavad ja tegutsevad, siis nad on enda tegutsemistes edukad, ükskõik mis sidemed või suhted või asjad neil siis ka ei oleks. Aga kindlasti liituge siis peregrupiga, et näha iganädalasi videosid. Kui see video meeldis, pange sellele ikka pöidlanüpp, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mis siin jaanuari teises pooles on teile tulemas. Mis tuleb siin skorpionile jaanuari teises pooles? Mis tuleb siin skorpionile jaanuari teises pooles? Oi, siin tahab nüüd paljuks minna. Tundsin, et kuidagi pakk on siuke libe natuke. Ja hopsti tuleb siit palju kaarte, aga võtame selle pealmise kaardi ära. Jätan ta praegu tagurpidi viimaseks ja hakkame siit algusest vaatama. Esiteks skorpionid on teie jaoks väljas müntide 7. Müntide 7 on millegi nagu ülesehitamise kaart, et see tähendab töövilja maitsmist ja et te peaksite hakkama nägema mingeid tulemusi siis. Väga hea materiaalne või tööalane energia, aga ta võib ka olla midagi muud. Ja see kaart ütleb, et te võite võtta hoogu maha, vaadata olukorrad eemalt üle, teha uusi plaane. Et kindlasti see on see nagu siuke tuleviku lootuse mingi plaan siis
mis iganes sidemetes või suhetes. Minu arust oli seal peregrupis oli ka skorpionitel mingi sihuke karjääri või raha või mingi sihuke lugemine. Teise kaardina muidugi on siin väljas teil ka karikate kuningas. Võib see kindlasti nüüd kellegile tähendada austajat, partnerit, mingit lähedast isikut. Võib see olla teie enda energia, see on küll meesenergia kaart, aga noh, kuningad ja emandad võivad olla nii meesterahvad kui naisterahvad. Et siin ma väga suurt vahet ei tee. Samas karikate kuningas on siis hästi sihuke nagu eluküpse inimese energia, hästi avatud meelega, hindab olukordi kaine mõistusega. Tegemist on emotsionaalse inimesega, samas ta peaks oskama ka enda emotsioone väga hästi nagu kontrollida. Spirituaalne inimene, intuitiivne inimene, empaatiavõimeline inimene. Kui te tunnete kedagi selles energias ära, on see selle inimese energia. Kui te mitte kedagi ei tunne ära, siis järelikult on see sihuke nagu tuleviku inimese energia või teie enda energia tulevikus. Et võimalusi siin on igalt poolt. Ja nüüd kolmanda kaardina on siis skorpionitele välja anda surmakaart. Ja surmakaart on siis tegelikult skorpionite enda tähtkuju kaart ja tähendab siis mingit sihukest võimekust või mingit jõudu või mingit hästi suurt muudatust teie jaoks. Muidugi surmakaart on ka sihuke suurte tsüklite nagu lõpukaart, et 5, 10, 15 aastat mingid väga pikad tsüklid võivad nagu läbi saada, võivad tekkida täiesti uued nagu maailmavaated või arusaamad asjadest, keegi võib vabaneda hästi paljudest mingitest hirmudest, väga tugev spirituaalne energia ja siin oli see karikate kuningas ka nagu ees ja väga huvitav. Surmakaart muidugi on sihuke hästi aeglaselt liikuva energiaga nagu kaart, et ütleb see kaart võib-olla seda, et ei ole vaja kuhugi nagu liigselt kiirustada, et kõik juhtub omal õigel hetkel ajal, et mingi asi on vaja siin võib-olla veel teil endal enne ära lõpetada, aga samas müntide 7 ütles, et peaksite nägema juba mingit siis nii-öelda arengut siin enda olukorras ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb Skorpionile Kuutaro pakist, mis on tulekul ja tuli jälle 2 kaarti. Võtame ära alumise või nii-öelda siis justkui pealmise kaardi. The answer you need are coming. Vastused, mida te ootate, on tulekul ja ükskõik, mis see siis teie jaoks võib olla. Samas ma võtan seal alumisega ära. New romantic cycle begins ja uus romantiline tsükkel algab. Võib-olla see ongi see vastus, mida te ootate, et kas algab romantiline tsükkel või mitte. Et hea küll, võtsin selle kaardi teile siit välja, võib-olla olen ise see karikate kuningas, ennustan teile siin täppi, eks ju. Aga siis kindlasti liituge Skorpionid peregrupiga ja kui see video meeldis, siis äkki pöidlanuppu oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mida see jaanuari teine pool toob teile. Mis on tulemas siin hamburile? Mis on tulemas hamburile? Jaanuari teine pool hamburile ja hetkel tundub natukene üksildane, sellepärast et esimese kaardina ainukesena nägu ülespidi tuli hamburile välja siin hermiti või eraku kaart. Aga see ei ole tegelikult üldse nagu halb, aga see kaart soovitab rohkem aega veeta nagu omaette või üksinda. Keskenduda enda sisemaailmane, see on sihuke vanade hirmude, mingite asjade nagu läbimõtlemise kaart ja vabastamise kaart. Spirituaalne ärkamine justkui, eks ju, võite hakata siin tajuma mingeid asju väga hästi, võivad tekkida uued maailmavaated. Aga natukene ta ütleb, et mingid asjad minevikust on vaja nagu läbi töötada või millestki on vaja nagu lahti lasta. See võib olla seotud mingi negatiivse, mingi toksilise sideme või suhtega, mulle tundub. Jah, huvitav nüüd teise kaardina tuleb välja karikate äss. Ja ütleme niimoodi, et see on teist korda tänases lugemises, kui ässa kaart välja tuleb ja see sama karikate äss on juba ühe korra välja tulnud hamburid. See tuli nüüd lõvi tähtkujul, et võib-olla võib siin mingi side või suhe või midagi võib siin olla seotud ka lõvi tähtkujuga hamburitel. Et 2 tulemärki koos on ju. Võib siin tekkida midagi romantilist karikate ässaga, eriti vallalistele inimestele, suhtes olevatele inimestele võib see tähendada siis suhtes mingit järgmist etappi, on see siis kokkukolimine, abielu või rasedus, eks ju. Igal juhul hästi palju positiivseid emotsioone, see on niisugune harmoonia kaart, turvatunde kaart ja ta ütleb, et mingi olukord toob siin kellelegi hästi palju positiivseid emotsioone siis hamburid. Ja kolmanda kaardina on siin väljas karikate 4.
Noh, võib-olla nüüd ma saan aru, miks siin see hermit on, sest karikate 4 on ta on mingi väga hea võimaluse või mingi väga hea valiku nagu kaart, aga ta natukene räägib nagu siuksest motivatsiooni puudusest või et keegi väldib siin mingeid võimalusi või pakkumisi, mis tema suunas nagu tulevad, et hamburid, kui te väldite siin mingeid võimalusi või pakkumisi, siis igal juhul peaksite silmad ja kõrvad lahti hoidma, sest võib siin mingi väga hea nagu pakkumine või võimalus teie teele siis tekkida, ma ei tea, ilmselt on see mingi romantika või mingi emotsiooniga nagu seoses, aga mulle tundub, et te ise peaksite teadma seda paremini ja kui te ei tea, siis järelikult olete te silmad-kõrvad kinni istunud, on ju. Et väga hea sihuke nagu energia siin selle karikaga on. Noh, just see, et see karikatäss on seal ka keskel. Et võib-olla on jah, selle hermiti või eraku kaardiga, et nii kui te vabastate mingi negatiivse sideme või suhte minevikus, siis tuleb justkui mingi õige armastus teie ellu või mingi sihuke huvitav nagu tunne on. Vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb hamburile Kuutaro pakist. Ja kukkus välja siin pakk kaarte ja kõik nägu ülespidi, aga panen need tagasi, sest eraldi üksi kukkus viimasena see kaart nägu tagurpidi. Ja vau, hamburid, tuleb teile New Moon Leo kaart ehk siis uus kuu lõvis. Confidence is your key to success ehk siis enesekindlus on edukuse võti. Ja mulle tundub, et te peate siin olema enesekindel ja tegutsema, võib-olla te peate mingi lõvi suunas liikuma, sest siin on see lõvi energia tuli nüüd selle kaardiga ka, siin Kuutaro kaardiga jäin mõtlema, et jah, lõvi tähtkujus oli see karikate äss, et kahel tähtkujul on täna ainult ässa tulnud ja need on siis lõvi ja hambur ja mõlemal siis see karikate äss, et võib siin mingi side olla, kuna tuli siin see lõvi kaart ka, aga igal juhul tasub silmad-kõrvad lahti hoida ja kindlasti laske negatiivsetest mineviku kogemustest inimestest ennast vabaks. Liituge peregrupiga ja kindlasti visake pöidlanuppu, kui see video meeldis ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mida see jaanuari teine pool toob teile. Ja mis on tulemas siin kaljukitses suunas? Mis on tulemas kaljukitses suunas? Mis on tulemas? Ahaa, raha, pappi tuleb. Väga hea. Sünnipäevaeg kaljukitsedele, palju õnne. Muidugi müntide 7 on siin väljas. Müntide 7 on siuke nagu töövilja maitsmise kaart või mingite tulemuste nagu nägemine, et ma ei tea, kui te olete, ma ei tea, investeerinud või midagi nagu ükskõik mida investeerinud, ei pea raha olema, võib-olla aega ja energiat, siis te hakkate nägema mingeid tulemusi, mulle tundub. Noh, võib ka tähendada muidugi rahalisi tulemusi, eks, aga see kaart ütleb seda, et ei ole vaja kuhugi kiirustada, et võite võtta nagu rahulikult hoogu maha, isegi võite vaadata olukorda eemalt üle, hinnata olukorda ja siis teha edasisi plaane, et igal juhul selles kaardis on siin potentsiaali edasiste plaanide tegemiseks. Ja no nii, teise kaardiga paugutab kaljukitse ära, tuleb siit kaariku kaart, mis on siis suure arkaani number 7. Ehk siis 7 või 77, võib-olla olete 77. aastal sündinud või 77 võib midagi tähendada, 7 ka, võib-olla on teil elude number 7, eks ju. Aga kaariku kaart on väga edukas ja väga võidukas kaart, aga ta on väga enesekindel kaart ka. Ja kaarik on siuke kaart, mis ütleb, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis liikuge kindlalt selles suunas. Ärge laske teistel inimestel ennast nagu, ma ei tea, kõrvale suunata või tagasi hoida, et see võib tähendada mõnikord seda, et keegi meelega üritab teile nagu halba nõu anda või et teid nagu hoogu peatada või teilt kõrvale nagu suunata, et te peate nagu ettevaatlik olema, keda te siin täpselt usaldate. Samas te peate nagu just usaldama siis iseennast ja kaart tegelikult ütleb, et te olete edukas, kui te tegutsete enda mingi nii-öelda eesmärgi nimel. Ta võib tähendada natukene ka seda, et keegi võib siin üritada nagu minevikust tagasi tulla, aga ilmselt see ongi siis inimene, kes üritab nagu teid kuidagi mingile teelt kõrvale suunata või midagi siin sellega seoses võib olla. Samas nüüd aga kolmanda kaardina on siin tulemas välja kaljukitsele sauade rüütel. Rüütlid võivad olla austajate energiat, aga võivad ka olla iseenda energiat. Sauade rüütel on suhteliselt kiire rüütel, sauad tähendavad ikkagi aktiivsust, loovust, kirglikkusega muidugi ka tugevat seksuaalenergiat. Võib-olla tunnete ennast hästi seksuaalsena, võib-olla olete hästi aktiivne, sportlik või midagi. Igal juhul räägib see kaart tegutsemisest, võib-olla ta ütleb teile, et te peaksite
mingis olukorras nagu kiiremini tegutsema. Samas meil oli ees müntide 7, mis ütleb, et ei ole vaja kiirustada. Ehk siis pigem ma kipun arvama, et see võib tähendada mingit justkui austajat ja sauade rüütel, kuna ta on kiire rüütel, siis see tähendab seda, et kas teie ellu on väga järsku tulnud mingi uus austaja või siis on peatselt tulemas mingi uus austaja. Võib-olla tegemist kütkestava kirgliku austajaga, aga nagu ma ütlesin, siis tugev see seksuaalne energia, et sellega tasub nagu ettevaatlik olla. Et ka see võib olla mingi olukord, mis üritab teid enda teelt nagu kõrvale tõmmata. Et siuke huvitav energia, ma ei tea, et siin põnevaks läheb igal juhul, aga nagu ma ütlesin, kaarikus on see enesekindlus ja võib-olla siin peate lihtsalt enda sisetunnet usaldama, võib-olla tajute hästi ära, mis energia või eesmärkidega inimesed teie suunas nagu tulevad siis. Aga vaatame, mis siin Kuutaro kaardipakis tuleb lõpetuseks Kaljukitsele. Opsti ja lõi siin kristalli pikali täiskuu vähiskaart. Ja mis siin on? A personal issue reaches resolution ehk siis mingi isiklik mure või küsimus saab lahenduse. Ma ei tea, mis see isiklik mure või küsimus siis on, aga tundub, et teie jaoks peaks siin tulema sisse siis mingid positiivsed uudised. Need võivad olla positiivsed uudised rahaga seoses, võivad positiivsed uudised olla mingi austajaga seoses või siis positiivsed uudised mingi edukuse või saavutuse või võidukusega, mingi tunnustusega, et siuke võimalus on ka olemas. Kaljukitsed, aga kindlasti liituge siis peregrupiga, kui tahate näha iganädalasi videosid, visake pöidlanuppu sellele videole, kui video meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mida see jaanuari teine pool toob teile. Ja mis on tulemas siin veevalaja suunas? Mis on tulemas veevalaja suunas jaanuari teine pool? Ja kiirelt 3 kaarti väljas, viimane kaart jätab ennast peitu, aga esimese kaardina on siin veevalajal väljas müntide emand. Müntide emand räägib nüüd kindlasti siis hästi siuksest usaldusväärsest, stabiilsest ja turvalisest isikust. Hästi hooliv, hästi leidlik, mündid võivad tähendada head õnne, võivad tähendada head materiaalset järge, aga ka küllust, viljakust. Külluse energia on armastuse energia ja viljakus võib ka tähendada rasedust. Naisenergia kaart, samas alati naisenergia kaardid ei pruugi ka olla naisterahvaste kaardid, et ka meesterahvastel on natukene naisenergiat. Emma kumma poole jaoks võib see siis olla siuke nagu austaja partneri energiakaart, aga kui te mitte kedagi selles energias ära ei tunne, siis võib ta olla inimene tulevikust või siis teie enda energia tulevikus. Ja noh, siin on ka midagi kurja, sest teise kaardina on siin veevalajatele välja anda mõõkade 10. 10 on kaardid, mis lõpetavad ära raskema tsükli ja alustavad uut paremat tsüklit, aga mõõkade 10 on siis 10-test kõige raskem nagu tsüklikaart, et see on justkui siuke nagu 10 mõõka selga. Samas ta ongi nagu 10 mõõka selga, et enam midagi hullemaks minna ei saa, aga noh, see ei ole just väga hea nagu lohutus on ja noh, samas on, eks ju, et kui sa ikka oled kuskil augus ja sul enam hullemaks ei lähe ja hakkab paremaks minema, siis see ongi ju positiivne. Et see kaart ongi tegelikult siuke valgustushetk või pöördepunkt elus nagu kaart ja ta ütlebki nagu seda, et keegi on tulnud nagu mäest alla, käinud põhjas ära, aga põhjast ei saa enam allapoole minna ja sealt hakkab mägi minema uuesti ülesse. Ja tähendab see siis ilmselt seda, et kellegil kas lõppes siin eelmise aastaga või on peatselt lõppemas siis mingi väga raske tsükkel ja algab siis uus parem tsükkel. Ja noh, mõõkadega võib-olla siis mentaalselt parem tsükkel ja võib-olla ka suhtlusalaselt, et võib siin mingi suhtlus võib paraneda siin, mulle tundub uuel tsüklil. Võib-olla vastassugu poolega, eks ju, ja selle nimel on siis kohe kolmandana välja anda veevalajatele ka karikate paas. Ja karikate paas või noh, paasid on kõik siuksed nagu nooruslikud energiad, et võib-olla siis võib tähendada see kellegi jaoks siukest nooremapoolset romantilist austajat, sest karikatel on siuke nagu romantiline energia. Muidugi lapsevanematele võib olla lapse energia, et kellelgi võib siin hästi emotsionaalne laps olla, võib ka spirituaalne olla. Keegi võib siin hästi spirituaalne selle karikaga, eks ju olla. Aga siuke huvitav nagu energia, et karikate paas enamasti räägib intuitsioonist ja ütleb, et usaldage enda nagu sisetunnet. Et ma ei tea, mis olukorras te veevalajad täpselt olete, tundub, et siin mõõkade 10-ga olete pidanud päris palju asju nagu läbi tegema, aga nüüd kaardid nagu siis ütlevadki seda, et usaldage enda seda sisetunnet, et tundub, et teil see sisetunne nagu ei peta või et te nagu justkui enne kui midagi juhtub, te näete olukorra läbi või midagi siukest võib teil siin toimuda. Huvitav, vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb veevalajale Kuutaro pakist. Mis on tulemas siin veevalajale Kuutaro pakist? Ma ei mäleta, mis
peregrupi nagu videos oli, et kas seal oli midagi, sest natukene siin on sihuke segane värk. Ei ole kindel, kindlasti liituge peregrupiga ja you are good enough, te olete piisavalt hea. Võib see nüüd tähendada siis hoopis seda, veevalajad, et justkui siis mingis mineviku tsüklis, kas keegi pettis, valetas, varastas, mingi lahkuminek võis siin suhetes olla ja keegi tegi kellegi nagu enesehinnangu hästi tasa. Ja mul on sihuke tunne, et te peate nagu enda enesehinnangu siin veevalajad tagasi saama ja tegelikult tunneli lõpus paistab valgus, sest Mõõkade 10 ütles, et toimub pöördepunkt elus ja asjad hakkavad liikuma üles mäge, nii et jõudu tööle tegutsemiseks. Kindlasti tegutsege, liituge peregrupiga, visake pöidlanuppu sellele videole, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mida see jaanuari teine pool toob teile ja mis on tulemas siin kalale. Mis on tulemas ja kiirelt ja läheb põnevaks ka ja läheb väga põnevaks. Mis ma annan selle kõige esimesena. Esimese kaardina on kaladele välja anda Mõõkade emanda kaart. Mõõkade emand on nüüd sihuke hästi nutikas, arukas, taibukas inimene, aus, õiglane, mõõkadega kindlasti väga hea suhtleja, väga iseseisev, aga mõõkade emand üks sihuke miinus on, mõõgad on mentaalsed energiad, eks ju, et see inimene kipub võib-olla natukene nagu üle mõtlema ja võib-olla mõtlema enda olukorda keerulisemaks, kui see tegelikult on ja tänu sellele see inimene võib nagu maailma näha natukene liiga tumedates toonides vahepeal. Kui te tunnete ennast selles energias ära, on see teie energia, kui te tunnete kedagi teist selles kaardis ära, on see selle inimese energia. Samas, kui te mitte kedagi ei tunne selles kaardis ära, on see ilmselt mingi uue isiku energia või teie enda energia, mille te tulevikus saavutate. Võib ta siis olla mingi austaja, partner, mingi lähedane isik. Muidugi nüüd teisena oli siin Mõõkade emanda järel kohe väljas ka Karikate emand, kes on siis sihuke hästi spirituaalne emand, empaatiavõimeline inimene, intuitiivne inimene. See on sihuke tingimusteta armastuse kaart, aga just see emotsionaalsus on selle inimese puhul siis hästi suur sihuke nagu märk, mille järgi aru saate, kellega on tegu. Jällegi ma ütlen, et te võite nagu ise olla selles energias, võib see keegi teine olla. Need on mõlemad naisenergia kaardid, mis muidugi ei pane mind üldse arvama, et üks nendest võib olla meesterahva energia, et Mõõkade emand võib ka tähendada meesterahvast, kellel on siis ka nii-öelda seda, või kõikidel meestel on ka naisenergiat, aga mis iganes määral see ei ole ka oluline, aga võimalusi siin on nagu, aga võib siin olla ka kaks naisterahvast ja kolmandana siin võib üldse olla sihuke võimalus, et te võite sellest Mõõkade emanda natukene siuksest tumedamast energiast minna üle sinna spirituaalsesse Karikate emanda energiasse ja väga võimalik, et see on hoopis kalade enda sihuke energiavahetus, sest mina ütleks, et Karikate emand on ikkagi nagu kalale omane sihuke nagu kaart. Et võib-olla siis te taastate enda nagu mingi energia ja huvitav, et taastate, sellepärast et viimase kaardina on siin maag. Ja muidugi ei taha nüüd paha juttu rääkida, aga mingis mõttes võib see tähendada seda, et keegi üritas teid nagu justkui siis enda mingist siuksest heast energiast välja viia mingi maagiaga, aga muidugi maag ei ole siuke nagu negatiivse energia kaart, aga teda saab ka mõista sellise põhimõttega, et keegi saadab kellegile justkui mängib maagi ja saadab kellegile mingeid energiaid. Samas maagi kaart on siuke kaart, mis ütleb, et teis endis on kõik olemas, et te saaksite olla edukas ja võidukas, lihtsalt on vaja suhelda, on vaja tegutseda, on vaja manifesteerida ja kõige tähtsam on see, et te peate uskuma. Te peate uskuma, et teie jaoks on need asjad võimalikud ja kui te ise usute ja tegutsete, siis peaks siin olema nagu rohkem, kui te ise arvategi võimalik, eks ju. Et väga hea siuke nagu kaart tegelikult, aga võib tähendada mõnikord varju poole pealt midagi siukest natukene negatiivsemat, aga jällegi siis, kui te ise usute, et te tulete negatiivsetest olukordadest välja, siis te päriselt tulete ka. Ja vaatame lõpetuseks, mis siin kalal on siis see viimane kaart ja end of a tough cycle approaches. Ehk siis mingi raske tsükli lõpp on lähenemas ja tundub, et võib-olla tõesti olete siin vahetamas seda energiat või vabanete mingitest negatiivsetest asjadest, inimestest, millest iganes minevikus. Võib-olla peregrupi videos saate rohkem selgust, kindlasti minge liituge, see ei maksa eriti palju. Muidugi visake pöidlanuppu sellele videole, kui see video meeldis ja hakkab hääl ära minema, nii et oli meeldiv ning kohtume varsti taas.